Head daamid ja härrad, head mõttekaaslased, mul on teile täna alustuseks üks väga lihtne küsimus. Kas IRL-i on Eestile vaja? Kas IRL-i on Eestile vaja? Ma ei kuule! IRL-i on Eestile vaja. See saal ütleb seda ja ma arvan, et väga paljud inimesed väljaspool seda saali. IRL on kindel jõud. Me oleme Eesti ainukene konservatiivne parempoolne erakond. Ja see tähendab, et me kuulume ühte perre Euroopa konservatiividega. Meil on omad mõttekaaslased, mõtteõed ja vennad Euroopas, paljudes riikides, paljudes ühiskondades suunamas olulisi otsuseid, neid, mis muudavad ühiskondade heaolu üha paremaks ja õitsvamaks. Mida see konservatiivsus aga siis tegelikult tähendab? Ja ma proovin selle kokku võtta väga lühidalt 3 peamise sambana. Esiteks, see tähendab vastutust, head mõttekaaslased. See on vastutus. See tähendab lihtsalt öeldes seda, et me usume haritud inimesse, me usume sellesse, et haridusse investeeritud iga kroon toob tagasi 10 krooni või veel enamatki. Seda on rahas väga raske mõõta. Aga haritud inimene, haritud ühiskond tagavad ausa ja kohusetundliku riigi. See on riik, mis on läbipaistev, see on riik, kus inimesed üksteist toetavad, kus usaldus ka riigi võimu vastu on suur. See on Põhjamaade mudel, kuhu me oleme ju kõik loodetavasti suundumas ja mis on meie eeskujuks. Teiseks, me hindame ettevõtlikkust, me hindame vabadust, me hindame seda, et inimene ise on oma otsustes vaba ja kõige rohkem suudab nii endale kui ka ühiskonnale luua lisaväärtust, vaba ettevõtja, vaba algatusvõimeline tegija ükskõik millises valdkonnas. See, kes tunneb, et tal on anda ühiskonnale, tal ei ole piiranguid, vaid ta suudab luua lisaväärtust kõikidele ja selle koosmõjus ongi meie kõikide jõukuse kasv. Ja kolmandaks, see tähendab loomulikult hoolivust. Konservatiivsus on hooliv maailmavaade, hooliv arusaam ühiskonnast. See tähendab hoolitsust nende eest, kes ei saa ise hakkama. Me ei jäta neid maha. See on hoolitsus nende eest, kes on juba andnud oma suure panuse ühiskonnale, maksnud makse, teinud tööd aastakümneid, saanud eakaks ja nüüd on meil kohustus nende eest hoolt kanda, nii et nad ei tunneks puudust. See on väga lühidalt kokkuvõttes konservatiivsus, ilmavaade, millel põhinevad meie väärtused ja põhineb ka meie eelseisev valimiskampaania ja arusaamad. IRL on kindel jõud ja see kindel jõud tähendab väga lihtsaid fakte. IRL-il on 11 aastat valitsemiskogemust, seda on enam kui ühelgi teisel erakonnas Eestis. Meil on 2 mehe peale kokku, Juhan Partsi ja Mart Laari peale 7 aastat peaministri kogemust. Meil on 19-liikmeline Riigikogu fraktsioon tänases parlamendis ehk praktiliselt viiendik tänasest seadusandlikust otsustuskogust. Ja kindlalt rohkem kui teistel erakondadel on meil omavalitsusjuhte. Seda maasoola, kes tegelikult ju kannab edasi ühiskonna tervikut ja piirkondlikkust, 46 linnapead või vallavanemat, 40 volikogu esimeest, see on oluliselt enam, kui järgmine Eesti erakond saab ette näidata ja see loomulikult tähendab ka vastutust. Meil on kokku üle 500 saadiku kohalikes volikogudes üle Eesti ja IRL hõlmab tänaseks ligi 10 000 inimest, kes on otsustanud, et nad ütlevad ausalt ja selgelt välja. Nemad on IRL-i liikmed, nad on selle üle uhked ja kutsuvad ka teisi kaasa. IRL on kindel jõud ka loomulikult sisu mõttes. Ja sisu tähendab väga lihtsat asja. Me oleme tegijad, me ei ole lubajad. Inglise keeles on väga lihtne sõnapaar we deliver.
ehk siis me toome sõnumi valijale kohale ja me teeme ära. Viimase 4 aasta jooksul peale selle, mida meie peaministri kandidaat Mart Laar ütles, on palju asju, mida me oleme valitsuses koos meie hea partneriga Eesti jaoks korda saatnud. Hariduskulude pidev kasv riigieelarve, selle eest seismine, seesama vastutuse printsiip. Haritud rahvas on jõukas rahvas. 1. jaanuarist 2011 on Eestis uus rahatäht käibel. Meie hoidsime riiki tasakaalus. Me olime need, kes koos oma koalitsioonipartneriga leppisime kokku, et me ei lase riiki kreeni, me ei lähe lihtsama vastupanu teed, vaid me hoiame eelarve tasakaalu, kulusi kontrolli all ja me ei lase tekkida vastutustundetul laristamisel. Kolmandaks, me lubasime eelmise aasta lõpul, et 160 000 kodulaenuvõtjat üle Eesti vajavad kaitset oluliselt enam, kui seda on täna tehtud. Võlakaitseseadus koduomanikule sai välja töötatud ja välja pakutud IRL-i poolt. Täna me saame öelda aasta hiljem, see seadus on vastu võetud. Monopolide ohjeldamise seadus, samamoodi välja pakutud eelmisel aastal IRL-i poolt. Nii nagu Mart ütles, vähesed lootsid, teades väga tugevat huvigruppide survet, et me saame sellega hakkama, aga me tegime selle ära. Monopolide ohjeldamise seadus on jõus ja annab juba esimesi tulemusi. Me lubasime koolireformi, põhikooli ja gümnaasiumi seadust. IRL lubas, IRL tegi, see seadus on vastu võetud. Ja me 2006. aastal valimiste eel ütlesime selgelt välja paljulapselised pered, koduomanikud, kelle käes on ju tegelikult Eesti iive võti. Kodutoetus on see, mis aitab neil oma kodusi renoveerida, uut kodu soetada selleks, et tuua Eestisse lapsi ilmale ja teha seda ilma pingeta, sellistes elamistingimustes, mis on neile parajad. Juba üle 1000 pere on saanud kodutoetust selle viimase 3 aastaga ja meil on kavatsus seda programmi jätkata ja laiendada. Aga on üks eeldus valimisteks, mille olemasolu näitab minu hinnangul seda, kas erakond võtab tõsiselt järgmist 4 aastat, kas ta võtab tõsiselt valimisi või ta tegelikult otsustab kõike oma väikeses elevandiluu tornikeses, olgu selle nimeks Toompea, olgu selle nimeks pisikene parteikontor siin või seal. Ja see eeldus on väga lihtne. Kohustus inimesi kuulata. Kuulata neid inimesi, kes üle Eesti tahavad öelda välja oma arvamuse, anda neile selleks võimalus ja loomulikult minna nende inimeste juurde ja küsida, mida teie arvate, mis on täna Eesti suuremad probleemid, mida tuleks Eestis võtta ette. Ehk siis enne kui räägid, peab poliitik kuulama ja seda on IRL ka teinud. Praegu on siin vaikne, aga kui terve Eestimaa häält tõstab, siis on see tohutult võimas jõud. IRL tahab teha otsuseid, mis on sinule olulised. Sellepärast korraldamegi üleriigilise küsitluse, et kuulata kõikide, ka sinu häält. Kas sinu arvates peab pensionitõusu suurus sõltuma laste arvust? Sinu postkasti saabub kiri, kus on see ja palju teisi sinu pere, kodu ja Eesti arengu jaoks olulisi küsimusi. Palun vasta ning saada see kiri meile tasuta tagasi või täida küsimustik internetis irl.ee. Meie kuulame sind. IRL-i küsitlus üleriigiline viidi läbi septembris 2010, ehk siis hulk aeg enne igasuguse valimiskampaania algust. Ja selle eesmärk oli väga selge. Me soovisime kuulata inimesi, arvestada nende arvamust meie valitsemisprogrammi vastuvõtmisel järgmiseks 4 aastaks ja seda me ka tegime. Igasugused ootused, head mõttekaaslased, said ületatud. Me arvasime, et see vastukaja tuleb mitu korda väiksem, aga tõesti ligi 60 000 inimest üle Eesti andsid teada sellest,
mida nemad arvavad Eesti probleemidest, mida nad tahaksid järgmise 4 aasta jooksul, et riigivalitsemises tehakse ära, milliseid muresid lahendatakse. Pea 20 000 interneti teel vastanut ja paberankeedil üle 35 000 näitab tegelikult seda, kui oluline on inimestele see arvamuse väljaütlemine. Ja tegemist oli siis esimese nii laialdase ja suure vastajate hulgaga küsitlusega Eestis. Mida me tahame teha edasi? Väga lihtne. Need on 2 asja. Me tahame suhelda jätkuvalt otse inimestega, silmast silma, näost näkku, 1000 otsekontaktid inimestega tänavatel ja nende kodudes annavad meile tegeliku pildi Eestist ja annavad inimestele edasi selle sõnumi, et on olemas poliitikuid, kes tulevad inimeste juurde, kes ei pelga neid. Isegi kui nad on kandnud 4 aastat valitsemisvastutust, meil ei ole mitte midagi karta, vastupidi. Meil on rääkida sellest, mida me oleme teinud Eesti heaolu jaoks, Eesti ühiskonna jaoks ja millised on meie ideed tulevikuks. Ja teiseks, me tahame viia selle, mida me kuulsime, ellu. Pakkuda lahendusi eelkõige nendele probleemidele, mida kõige rohkem toodi ju esile, nagu kõrghariduse kättesaadavus, tööpuudus, kõrged kommunaalkulud, üha kasvavad kommunaalkulud ja abivajajate ning eakate toimetulek. Ja ma käin välja IRL-i 3 sihti, mis võiks olla meie sihid 2011. aastaks. Esimene siht. Iga 4. valija usaldus. Iga 4. valija usaldus, mis tähendab kasvatada meie toetust ühiskonnas IRL-i ideedele võrreldes eelmiste Riigikogu valimistega, võrreldes eelmise Riigikogu valimise tulemusega. Võita iga 4. valija usaldus märtsis. See ei ole kerge ülesanne, see on väga raske ülesanne, aga see on see siht, mille poole me võiksime pürgida. Teiseks, IRL-i poolt välja öeldud väga ambitsioonikas, aga ma arvan, et meie kõikide seisukoha ja südametunnistusega kooskäiv ootus, et IRL on parem valitsuse juht pärast märtsi valimisi. Me näeme, et 4 aastat, mil parem valitsus on püsinud esmakordselt valimistest valimisteni, on meie ootus ja selge siht selle parem valitsuse, parem koalitsiooni jätkumine ka pärast valimisi, aga meeldiva naeratusega annab pärast märtsi valimisi peaministri teatepulga üle Andrus Ansip Mart Laarile. Ja me küsime, kas see on võimalik? Kas see on võimalik? See on võimalik. Martin vastas selle väga õigesti. Kui me vaatame põgusalt külmadele statistilistele numbritele otsa, siis meie hea koalitsioonipartneri ja konkurendi võrdlustulemustes viimaste valimiste lõikes on väga lihtsalt teie ees kuvatud. 2007. aasta Riigikogu valimistel IRL võttis Reformierakonna häältest 64% ja tulemuseks oli siis 31 ja 19 kohta vastavalt parlamendis. 2009. aasta Europarlamendi valimistel olid need numbrid 79% IRL Reformierakonna tulemusest ja 2009. aasta kohalikel valimistel ehk kõige viimased valimised, mida me saame võrrelda, on tulemus teie ees. Kuigi küsitlused ka kohalike valimiste eel rääkisid hoopis teist keelt, teatavasti küsitlustel küsitakse ju erakonna nime, seal ei ole kasutuses esinumbreid, teisi kandidaate, seal ei arvestata inimeste tööd, kandidaatide panust ja sõnumeid, siis kohalikel valimistel võtsime 83% Reformierakonna häältest, kusjuures Tallinnas oli see tulemus praktiliselt võrdne, kuigi enne valimisi oli ennustatud meile sotsioloogide küsitluste poolt 1,5 kuni 2-kordset erinevus tulemuses. Seega see vastus on jah, see on võimalik. Kui meie sellesse usume ja valijad usuvad, et IRL on Eestile vajalik, IRL-i sõnum, ideed ja poliitikud on olulised ja meie inimesed suudavad teha, mida nad lubavad.
IRL-i kolmas siht on väga selgelt maailmavaatest lähtuv ja tegelikult peegeldub selles ka tõenäoline selle valimiste peamine konflikti koht, peamine valik, mis valijate ees seisab. See on väga lihtne, hoida ära Eestis vasakvalitsuse teke, mida ei ole tegelikult selles tõupuhtuses tekkinud kogu vabanemisaegse aja, aga ikkagi on olnud üritusi selle nimel. Meie üritus ja pingutus on loomulikult, et parem valitsus jätkaks. Vasakvalitsuse teke aga on teatud poliitiliste jõudude soov ja see soov on kokkuvõetav väga lihtsasse ühte lausesse. Meie tahame säästa Eestit Edgar Savisaare juhitud Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide valitsusest ja pakkuda selge ühemõttelise alternatiivi parem valitsusest Mart Laari juhtimisel. Need on meie 3 sihti 2011. aastaks. Ja me liigume edasi selleni, mille eest siis IRL seisab nendel valimistel. Milline on see paatos, missioon, mida me tahame järgmise 4 aasta jooksul ära teha. IRL kinnitas täna oma 100 sammu Eestile. Need 100 sammu, mis on meie hinnangul kõige tähtsamad, mida tuleb astuda kõikides valdkondades. Loomulikult on prioriteedid, mis on meie kandvad sõnumid, meie põhisõnumid. Aga rääkides natukene põhjalikumalt sellest kõigepealt, mida IRL ei tee ja teiseks, mida IRL teeb, saame me pildi sellest selgest ilmavaatelisest väärtusest ja ka otsustest, mida IRL-ilt võib valitsuses olles oodata. Mart käis läbi esimesed 3 sammu sellest, mida IRL ei tee. Me kaitseme ettevõtlikkust, me kaitseme selgust, lihtsust, ühetaolisust. Me ütleme selge ei astmelisele tulumaksule. Teiseks, me kaitseme Eesti riiki. Me kaitseme kohustuslikku ajateenistust. Me ütleme selge ei palgaarmeele. Ja kolmandaks, me panustame haridusse, me panustame noortesse, me panustame sellesse, et kõigil, olenemata varanduslikust seisust, olemata kindlustatusest või vähem kindlustatusest, oleks võimalus haridusele, kõikidele hariduse astmetele, ka kõrgharidusele. Me ütleme selge ei tasulisele kõrgharidusele. Neljandaks, me teenime inimesi, me teenime ühiskonda. Me ütleme selge ei sahkerdamisele, vargusele, riigivargusele. Me tahame teenida inimesi, mitte vastupidi. Viiendaks, ei laristavale riigile. Riigieelarve tasakaal on see, mida IRL on kaitsnud ka rasketel, väga rasketel aegadel. Me oleme teinud rasketel aegadel õigeid otsuseid ja õigetel otsustel raskeid otsuseid. Ja üks nendest otsustest on kulude-tulude tasakaal ja see, et me ei lähe laristavale teele. Ja viiendaks, me kaitseme koduomanikke, aga me kaitseme neid ka läbi selle, mis on käinud läbi mitmetest poliitiliste jõudude programmidest. Me ütleme selge ei kinnisvaramaksule. See debatt on tegelikult Eesti ühiskonnas juba alanud, aga kodude maamaksu vabastuse kõrval ütleme selgelt ei ka uue maksu kehtestamise kavale. Koduomanike kaitseme koduomanikke. Ja mida siis IRL teeb? Me seisame väga lihtsalt kindlalt tavainimise eest ja ütleme välja oma kõige lihtsamad laused, mis kõlavad järgmiselt. Meie jaoks on kõige tähtsam, et Eesti peres oleks vanematel töö ja perel oleks oma kodu. Koduomanikke on Eestis üle 85% lõipkondadest ja need 2 mõistet, töö ja kodu, on tegelikult kõikide teiste probleemide lahendamise eelduseks. Me peame äärmiselt oluliseks majanduskasvu. Me oleme selle tõttu öelnud selgelt välja meie taotlusi ja sihi järgmiseks 4 aastaks majanduse arendamise, majanduse edasiviimise suhtes. 3 korda kiirem majanduskasv Eestis Euroopa Liiduga võrreldes, mis peaks
saavutatama läbi riigieelarve tasakaalu, läbi maksude alandamise, eelkõige tööjõumaksude vähendamise. Tööjõumaksude osas oleme me maailma riikides, Aafrika riikide seas 145-185 ja see ei lähe mitte, nagu ütlevad lihtsad eestlased. Me anname uue hoo ettevõtluse läbi maksude alandamise ja toetame eksporti. Ja majanduskasv tagab meile kõigile selle heaolu, mida me saame siis juba viljadena jagada nendele, kes vajavad abi, kes vajavad hoolitsust. Majanduskasv loomulikult toob töökohtade kasvu ja tagab ka palgatõusu kõigile. Ja võtame selle kõik väga lihtsalt kokku, head mõttekaaslased. Me seisame kindlalt tavainimise eest. IRL ütleb, laste kasvatamine on töö. Ja me seame sisse emapensioni, et seda tööd väärtustada, et mitte hinnata ainult laste sündi, mis on väga tähtis, vaid ka laste üleskasvatamist. Me ütleme, et hea haridus tagab töökoha ja Eesti peab saama vägagi haritud inimeste riigiks ja me seame sisse tasuta kõrghariduse ja me ütleme, et IRL kaitseb koduomanikke ja võitleme seetõttu selle eest, et kodu omamine ei ole privileeg. See ei ole kellegi eriõigus, ainult rikastele jääv võimalus, vaid kodu on see, mis on Eesti inimese kindlus. Me oleme koduomanikud läbi sajandite ja selle tõttu me võitleme kodukulude vähendamise eest. Seega, head mõttekaaslased, head daamid ja härrad, kindel võit on tasuta kõrgharidus, kindel võit on emapension ja kindel võit on kodukulud alla. IRL-i on Eestile väga vaja ja teie töö ja meie kõikide kandidaatide, kogu erakonna ja meie toetajate töö järgmise 3 kuu jooksul, ma väga loodan, et ütleb, see tõesti saab olema kindel võit. Aitäh teile!